Tere kõigile, siinpoolt Homak ja täna vaatame järjekordset Grille 15 video, kus mul õnnestub ära teha objekt 2608000 tämmi siis piir ületada. Et kohe näete siis mängu kulgu ja seda positsiooni, kuhu ma siis otsustasin minna mängu alguses. Põhimõtteliselt mõtlesin, et lähen sinna, kuhu tämm ojub ehk siis hevid, et ei jää kuhugile siia nii-öelda reach'i peale kuhugile snaipima, mis on üsna selline kämpiv ja passiivne Grille 15 mängimine. Et mõtlesin, et lähen kohe nii-öelda into ham, et ületan natukene hevisid külje pealt. Ja loomulikult see on natuke riskantne, et hevid võivad rushida, aga otsustasin selle riski kohe mängu alguses võtta. Et kui tahad suurt tämmi teha, siis pead ka riske võtma. Et midagi teha ei ole. Aga kohe näete, kuidas see siis kulgema hakkab siin mul. Vaatame siis seda gameplay'd. Et 2 artit on ka, et tõenäoliselt need artid, panen korra friisin ära, et vastaste artid siis tulevad tavaliselt kuhugi siia C1 või siis jäävad alguses siia B3, et siia positsiooni, kuhu ma lähen, on neil väga raske lasta. Et see ongi üks väga hea koht, kus teha nii early tämmi ja olla väga hea support enda hevidele. Ja siin on näha, et me saame seda M103 kohe lasta. Kahjuks jah, sellel replay mehhanismil ei ole veel need siluettide süsteem päris korras. Et see läks katki alates 9.15.1. Aga siit on näha siis selle sama positsiooni väga selline kasulik nii-öelda positsioon siis enda tiimi jaoks, kus tõesti hevid on fokusseerinud teiste hevide mahavõtmisel ja sisuliselt saime 2077 tämmi lihtsalt tasuta. Et siin ma siis mõtlen, et okei, heviliin on põhimõtteliselt puhtaks tehtud, siit poolt vähemalt. Tõsised hevid tulid kahjuks teisele poole, et mõtlesin, et kuna enamasti kuskil siin on DD-d ja vastastel on neid päris palju, et siis proovin snaipina neid DD-sid ka, aga on näha, et teiselt poolt hakkavad vastaste tankid meie baasi poole peale valguma. Juba ongi spotitud T49 objekt ja M41 Bulldog. Et sisuliselt ma ei tahtnud siia jääda väga kauaks, sellepärast et ma näen, et tämm liigub hoopis teisel pool ja on vaja tiimi aidata kiirelt. Loomulikult põhimõtteliselt moment, kui ma sealt positsioonilt ära sõidan, spotitakse kohe 2 või isegi 3 DD-d, vastaste DD-d. Et kahjuks see juba nii on, aga noh, samas me millestki ilma ei jää, et vastased valguvad vaikselt teise peale ja saame neid laske teha. Siin on siis, mulle meeldib see, et mul oli võimalus see lask ära teha või see snäpakas, aga ma ootasin, et ma nägin, et ta tuleb teiselt poolt maja kohe välja, et see oli väga selline, ütleme nii, et ma olin rahul selle lasuga, sellepärast, et ma olin kannatlik ja tõenäoliselt läksin kindlama lasu peale, kui see snapshot, mis ma oleks saanud teha ennem, kui ta sinna majast möödus. Nii, T49 sai laksu sisse. Siin ma saan aru, et tegelikult T49 kasutab väikest kanni, sellepärast, et see pauk või see splash, mis mööda läks, see oli sellise väikse kahuri hääl siis nii-öelda. Et teadsin, et T49 väga suur risk või threat ei ole minu jaoks. Et mängin üsna julgesti. On siis SIS-4 keset laia lagedat. Mõnus high roll talle sisse. Objekt 140 on märksa ohtlikum meile.
kuna seis on üsna tait, et me oleme ainult HP poolis mingi 700-ga peal ja kahureid on meil 2 võrra vähem, siis mängin ikkagi üsna konservatiivselt. Et teen kindaid laske, suuri riske ei võta. Noh, selle nurga alt bouncib põhimõtteliselt isegi grille armorit. Et see on siis autoricochet põhimõtteliselt, kuigi critical dam'i ta tegi. Ja blind shot ka, võin juba ette öelda, et see ei läinud. See on näha ka, et heavy HP pool jäi samaks. Ja siin ma sain kinnitust, et T49 kasutab väikest kahurit. Nii, T49 on peidus seal maja taga, teda me ei saa lasta, aga IS-4 on väljas. Nii, hops, see oli selline paras tämm IS-4 jaoks, et sai põhimõtteliselt maha võetud. Ja siin ma näen, et okei, me oleme siin nagu vaikselt ülekaalu saavutamas, et tuleb agressiivsemalt mängida. Et siin ma märkasin ka, et mul on peaaegu 7000 tämmi koos, et piisab, kui ma saan veel paar lasku teha. Pärast seda, kui ma objekt see 140 maha sain, siis mul oli see hetk, kus mõtlesin, et okei, nüüd tuleb maksku, mis maksab, tuleb väga agressiivselt mängida selleks, et tõesti nüüd on reaalne võimalus ära teha see missioon. Siin oli mul korra what the fuck olukord. Ma vaatan, et see M41 Bulldog väljas, aga ma ei saa aru, kus ta silu ette on ja ei näinudki. Okei, siin ma kaotsin küll mingisugune 2-3 väärtuslikku sekundit. Nagu näha, meie muts seal käpib ka, aga siin ma siis näen, et Bulldog on täpselt selline tämm, mis mul puudu on 8000-st. Ja mul on võimalus isegi lõpetada see mäng honoritega. Et kui te vaatate, et siis sellel samal FE215P-l on 779 elu. Ja selleks, et honoritega lõpetada, on vaja teha vähemalt 8000 tämmi ja saada 4 killi, mitte 4 killi, vaid 5 killi. Et mul on 4 killi olemas, et mul on vaja lihtsalt, et ma rolliks natukene kõrgema kui mu average on, mis on 750. Ehk siis tegelikult see on üsna coin flip, et kas ma võtan ta maha või ei võta. Aga kohe näete, mis siin saab siis. Ja rollisin, palju ta siin näitab, 686, ehk siis omajagu madalam see, mis on tegelikult grille 150 mm kahuril keskmiseks. Et oli 50-50 olukord ja natuke jäi puudu. Aga noh, põhimõtteliselt võin öelda, et jäin rahule. Jäin väga rahule, sest et tegelikult et sellist tämmi näidata isegi sellise tankinaga nagu grille ei ole niisama lihtne. Et mul on selle tankiga tehtud umbes 133 mängu ja ma olen 8000 või natuke peale kui 8000 saanud kuskil 3 korral. See tähendab seda, et see on siis 1-44 mängule. Et noh, see tõenäosus ei olegi, ütleme nii, et väga suur. Aga ma arvan kindlasti palju suurem kui teiste tank destroyerite puhul. Et ma vaatasin ka teisi nii-öelda what replay saiti laaditud TDD kohta, et siis et see statistika ütles, et okei, ma saan aru, et grillesid mängitakse praegu tohutult palju rohkem kui teisi tank destroyerid, aga ikkagi grillede ülekaal tämmi osas oli umbes 4 või 5 korda enam tehti 8000 või enam tämmi kui teiste tankidega. Et noh, eks see näitab selle tanki karakteristiku kohta midagi. Aga vaatame kiirelt üle ka postgame statsid. Et nii, paneme full screen. What the hell is that? Sekundutšku. Et vaatame üle ka postgame statsid.
et mis siin mängus sai. Tegime kokku 14 lasku. Nagu näha, ühe lasu tegime siis selle sama FE heavy pihta suht blindilt, et see läks mööda kahjuks, aga üldiselt kõik lasud, mis pihta läksid, ka penesid. Et see räägib ka selle gun'i kohta üht-teist. Et 8800 tämmi, 4 killi. Kahjuks Ace Tankerit ei tulnud, mis jällegi näitab seda, et see tank on, seda tanki mängitakse hästi ja seda tanki on tegelikult üldiselt üsna lihtne hästi mängida, sest tal on mobiilsus, tal on kahuril on penni, tal on täpsus, tal on väga palju häid omadusi. Et selleks, et Ace Tanker saada, siis peaks natukene spottima ka enda jaoks. Mul kahjuks ei õnnestunud vist spotida enda tiimile ja enamasti vist lasin neid tanke, mis oli teiste poolt spotitud, ehk siis kaotasin päris palju XP-st. Et XP sai siin hoopis mingi T32. Nii, mis veel? Et jääme isegi plussi 32 000-ga, isegi kui siin maha võtta consumables ja kulda ei lasknud ühtegi lasku, nii et ei olnud vajadustki. Aga mis ma oskan öelda veel selle mängu kohta, et kui teha selle 8 kilo missiooni, siis tõesti tehke seda grille 15-ga, sest et grillel on vähemalt olemas mobiilsus selleks, et lõpus seda tämmi farmida. Et kui sul on mingi aeglane E3 või mingisugune Japanzer E100 või mis iganes, siis sul on lihtsalt see tõenäosus, et sa jõuad veel siis lõpus mingit tämmi kokku ajada, see on nagu üsna olematu. Et sul peab lihtsalt joppama sellega, et kogu liha tuleb sinu flanki ja ujub sinu juurde ja siis sina lihtsalt lased ja sind ei flankita. Ühesõnaga mingi selline loogika on. Aga grille on nagu palju paindlikum ja minu arust palju parema tõenäosusega sa saad teha korraliku tämmi. Et muud ei oskagi öelda, et edu teil siis Tank Destroyerite missioonides ja kohtumiseni!